Kunstnik õpetab trikki. Tervist, mina olen Mikk van Berg ja ma olen mentalist. Mida see täpselt tähendab? Ande aitab mul seda näidata. Ehk Ande, mul oli lapsepõlves üks lemmikmäng ja seda mängisid kõik lapsed. Kivi, paber, käärid. Oskad mängida? Olen mänginud muidugi. Väga hästi. Laste minu meelest lemmikmäng. Okay. Me lahendasime sellega konflikte, me mängisime seda, kui oli igav ja vahepeal sai isegi üksinda mängitud, aga mitte täna oled sina mul abis. Ehk siis paneme paika paar reeglit, enne kui me alustame. Esiteks, ei ole sellist asja nagu kaev. Shout out kõigile pärnakatele, ei ole sellist asja olemas. Teiseks, ma laseks sul valida, mitu korda me mängime. Vali üks number 1 ja 10 vahel. No teeme 3. 3. Kolm. Väga hästi. Väga siuke klassikaline, siis kui lapsed ütlevad, et davai, mängime kivi, paber, kääre, siis pärast esimest korda kohe jaldakse, et eriti need, kes kaotavad, et ei, parim 3. Täna me parimat 3 ei tee. Me teeme niimoodi, et 3 on see, mis loeb. Ja seda ühel väiksel salajasel põhjusel. Nimelt, ma oskan küll ennustada, ma oskan mõtteid lugeda, aga see ei tule, ütleme, 100% kogu aeg välja. Ja selle jaoks, et mu võiduvõimalused oleksid võimalikult head, siis 3 on see, mille ma olen ennustanud omale siia taskusse. Ehk siis esimesed 2 mängu teeme sellised soojenduseks ja 3 mäng on see, mis siis loeb. Ma saaksin nagu kindlasti selle lõpliku võidu kätte. Ja jäta meelde, et sina oled mängija 1 ja mina olen mängija 2. Mängija 1, väga hästi. Nii, oled valmis? Olen valmis. Super. 1, 2, 3. Sinu võit. Väga hästi, väga hästi. See oli harjutamiseks, nii et see ei tähenda midagi. Me saame veel proovida. Nii, uuesti. 1, 2, 3. Väga hea, mina jälle võitsin. See natukene hakkab ebaauseks minema. Nii, see on nüüd see, mille peale me mängime. Ehk siis see, mille ma oma taskusse ennustasin. Valmis? Valmis. 1, 2, 3. Sinu võit. Minu võit jälle. Aga nagu ma ütlesin, siis see viimane oli see, mille ma ette ennustasin. Ja minu taskus siin on üks ümbrik ja siin sees on midagi kirjas. Tee see lahti ja loe ette, mis seal täpsemalt kirjas on. Ma tuletan meelde, et sina oled mängija 1 ja mina olen mängija 2. Mängija number 1 käärid, mängija number 2 kivi. Ja täpselt niimoodi oligi. Võt nii. Ja seepärast lapsed ei meeldinudki teistel lastel minuga kivipaberkääre mängida. Kui sa tahad teada, kuidas see trikk käib, siis loe seda heast lapsest.